Arvestades seda, kui kiires elutempos me elame, siis mina sain siit just selle teadmise, et see hetkeseis, kus ma hetkel siin ja praegu olen, siis see oli selline koht, kus ma sain aja maha võtta. Ja see, mida mina lugesin, oli lihtsalt selline äraminek või olemine iseendaga ja mulle tuli väga selgelt ette pilt ühest lapsepõlve saatest, kus üks meesterahvas, onu TikToki seiklused oli see, tegelikult oli kell ja ma sain väga selgelt aru, et see tunnetus, mis minu sees oli, et on aeg võtta, et ongi vaja aeg maha võtta, kogeda seda, mis sulle siin selles hetkes läbi muusika antakse ja lihtsalt lõõgastuda ja märgata seda, et ei ole vaja kiirustada, et olla rohkem ja rohkem veel nagu sellises ajas, mis ei ole tegelikult lõpmatu. Võib ühest küljest tunduda, et aeg on nagu lõpmatu ja igavene, kuid siiski meil on siiski piiratud hulk seda ja et kogeda seda piiratud hulka efektiivselt, siis ma arvan, et selline muusikahetk Bachiga on fantastiline. Mõni hetk tagasi sai läbi kontserdisarja Mängud alateadusega kontsert Bach ja marimba ja tahaksin soojalt soovitada kõigile tulla selle kontserdisarja kontserte kuulama. Kontserdid on presenteeritud läbi muusikateraapilise prisma ning mind isiklikult viis läbi täiesti enneolematu muusikalise elamuse. Läbi Bachi muusika käis läbi nii mitmed tunded, mõtted ja nii kogu elamus toimus nii ühes tükis, et ei suutnud uskuda, et kontsert on juba läbi. Täiesti naljata, minge kindlasti kuulama. Järgmine kontsert peaks toimuma jaanuari lõpupaiku ja esitusele tuleb Romantism.